Ja 23. oktoober. Täna õppisime 6-löögilist põhisammu, mis nägi meil välja selline, et meil on rock-step, kolmiksamm, rock-step, kolmiksamm. Ehk jätame vahesammu ära ja teeme kahe kolmikuga sammu. Ja siia juurde siis vaatasime send out'i full in'i, väljaviimist, tagasitoomist. Rock-step, kolmiksamm, rock-step, kolmiksamm, rock-step, kolmiksamm ja rock-step. Vaatasime käelpööret paremale ehk tuck turning, rock-step, kolmiksamm. Siin siis selle teise kolmikuga on juht või mõlemal natuke rohkem tööd kui enne, ehk siis selle kolmikuga pead sa ära suutma teha pöörde ja pöörata tegelikult ka seda kätt. Ehk ideaalis võid lõpetada nii. Ja vaatasime täpselt sama teed tagasi, käelpööre vasakule kokku tulemiseks. Rock-step, kolmiksamm, kus siis käelpööre toimub esimese kolmiku ajal. Ja kui sa paned need kaks elementi kokku, siis sa võid jätta vahepeal selle käe samasuguseks. Et kui ma teen siis käelpöörde välja, rock-step, kolmiksamm, jätan käe nii, toon siis see tagasi. Ja kui ma teen veel korra seda, siis ma isegi siin kõrvuti olles võin selle käe jätta nii, kui ma tean, et see järgmine element jälle tuleb siit käe välja. Nii et kui sa tead, et järgmine element soosib seda käehoidu, siis sa võid selle käehoiu jätta selliseks. Ja vaatasime sama elementi mitte käe alt, ehk siis selja pealt välja pööre, rock-step, kolmiksamm ja alt pöördega tagasi tuleb. Kolmiksamm ja kõige viimasena vaatasime kohavahetusi. Kõige lihtsamad neist on käelpöördega vasakule, kolmiksamm või sama asi alt. Kolmiksamm. Ja vaatasime natukene keerulisemaid, kus me lihtsalt vahetame kohad, säilitame käehoiu, näiteks paremalt poolt, kolmiksamm, paremalt või siis vasakalt.